Torexi sortimendis lisaks korteriustele leidub ka variante, mis on välja töötatud spetsiaalselt kodu- ja õuepiiril kasutamiseks. Need on Snegiir-sarja uksed. Eramaja välisukse valimisel peate arvestama, et uks on esimene ja peamine tõkend külmale õhule, mis tahab tungida teie majja. Lisaks kasutatakse sellist ust karmimates tingimustes. See on pidevalt päikese, tuule, madalate temperatuuride ja sademete all. Kõigi nende teguritega arvestati Torexi uste projekteerimisel ja tootmisel. Snegiir-ustel oleme rakendanud termolõhe meetodit. See vähendab kondensaadi ja selle tuleneva jäite tekke. Mitmekihiline ukselehe täide, külmasildade puudumine, kolmekontuurilised tihendid, need kõik on lahutamatud Snegiir välisuste komponendid. Just sellise uksega saate oma kodus säilitada soojuse ja hubasuse vaatamata madalatele õuetemperatuuridele. Enne Torex Snegiir uste tutvustamist vastame küsimusele. Millega hakati eristama just eramaja ja kortermaja välisuksi? Siin on asi kasutustingimustes. Vaatleme kõigepealt korteriust, see paigaldatakse kortermajja, kus välimine ja sisemine pool on alati enam-vähem ühesuguse temperatuuriga. Teiseks nüüd uks, mis on paigaldatud eramajja või maakodusse. Talvel on väljas pakane ehk miinuskraadid ja seespool on soe. Kõik uksed ei pea sellisele temperatuuri vahele vastu. Uks võib kattuda kondenseerunud veega ja võib tekkida jäide. Selle kõige vältimiseks tuleb ustes kasutusele võtta termolõhe meetod. Just selline meetod on rakendatud Torexi Snegiir ustes. Täna tutvume kahe uksega, millel on kõige kõrgemad soojusisolatsiooni näitajad. Need on Snegiir 60 ja Snegiir Cottage. Välisuste puhul on esmatähtis, et need hoiaksid soojust. Alustame seetõttu Snegiir uste tutvumisel just soojusisolatsioonist. Snegiir ustel oleme rakendanud termolõhe meetodit. Sellest olen juba rääkinud. Vaatame lähemalt, mis on siis termolõhe. See on madala soojusjuhtivusega materjalikiht, mis on paigaldatud konstruktsiooni kahe osa vahele, mis omakorda on kõrge soojusjuhtivusega just selleks, et eraldada ja takistada soojusvahetust. Tänu sellele jääb ukse väliskülg külmaks, kuna see on kontaktis väliskeskkonnaga. Aga ukse sisekülg jääb soojaks, kuna see asub toas. Nende omavaheline kokkupuude ja soojusvahetuse takistamine vähendab maksimaalselt kondensaadi ja jäite tekkimist teie uksel. Selline uks hoiab kindlalt kogu soojuse seespool, mis on ju väga oluline just välisuste puhul. Mis veel? Loomulikult ukse sisu ehk täide. Antud juhul on täide mitmekihiline. Ukses kasutatud materjalide koondpaksus on 85 mm. Siin kasutatakse selliseid materjale nagu Benofool fooliumiga, vahtpolüstereen, naturaalkork, veel üks vahtpolüstereeni ja Benofooli kiht. Lisaks tugevdusplaatides asub veel ka mineraalplaat. Seetõttu selline mitmekihiline soe sandwich tagab kõige kõrgemad soojusisolatsiooni näitajad. Antud uks säilitab maja sisekliima just sellisel tasemel, nagu te seda soovite. Vaatame järgmisena üle tihendid. Tihendid asuvad nii ukse lehe kui ka kogu raami perimeetril. Tugevad kummitihendid, mis ei lase läbi külma õhku ega tõmbetuult, säilitades soojuse teie kodus. Kusjuures ukse ja raami sulgemise tihedust saab reguleerida. Selles konstruktsioonis on ette nähtud selline mehhanism nagu ektsentrik ja see tagab ukse väga tiheda sulgumise. See on väga oluline võrreldes korteri välisuksega. On siin tõmbetuult vaja just vältida.
loodan, et olete ju minuga nõus. Millele veel pöörata tähelepanu? Lukukatted. Turvalukkudel lukukatted. Antud juhul on lukukatetel vedrusirmid. Kohe kui tõmbame võtme lukust välja, sirmid sulguvad. Seepärast on uks hermeetiliselt suletud nii kogu perimeetril kui ka siin, lukupiirkonnas. Isegi maksimaalne soojuskadu on sellise uksega välistatud. Pööran teie tähelepanu võtmetele. Mõlemad lukud on turvalukud. Asi nimelt selles, et välisuks ei luba külmasildade tekkimist. Silindrilisel lukul on külmasillad. Turvalukkudel seda ei ole. Seepärast on siin 2 turvalukku, mis täiendavad soojuse säilimise teie kodus. Ja veel üks oluline moment, millele peaksin teie tähelepanu pöörama. Vähe toodetakse termolõhega uksi, kvaliteetseid välisuksi. Väga oluline on ka see, kuidas ust paigaldatakse. Seepärast pöörasime tähelepanu ka erilisemale paigaldussüsteemile, mida nimetagem soojaks montaažiks. Sooja montaaži puhul kõik pilud ukseraami ja ava vahel on minimaalsed. Soojuskadu on seetõttu viidud miinimumini. Pöördudes firmasse Torex, saate te tootmise, mõõtmise, kohale toimetamise ja monteerimise täisteenuse. Kui te ostate ukse Snegiir, siis tunnete 100%, et nii soojus kui ka mugavus on teile garanteeritud. Välisukse disain on sama oluline kui korteriukse puhul. See peab olema esteetiline ja samal ajal säilitama oma algse ilme. Seepärast Torex välisuksed enne pulberpolümeervärviga katmist läbivad töötlemise spetsiaalse tsirkooniumlahusega. See materjal jätab tugeva metallkihi, mis väldib rooste ja hapendumise tekkimist ja ühtlasi pikendab materjalide eluiga. Seejuures tagades suurema haakuvuse metalli ja pulberpolümeerkatete vahel. Tänu sellele säilib esialgne ilme võimalikult kaua. See oli siis metalli töötlemine. Järgmisena loomulikult vaatleme üle dekoratiivsed kaitsepaneelid. Kui vaatame ukse väliskülge, siis näeme, et see ei ole ainult metall pulberpolümeerkattega, vaid see on dekoratiivpaneel. Kasutame siinkohal MDF-paneele, aga mitte tavalisi MDF-paneele, vaid spetsiaalse immutusega. See annab suurema vastupidavuse niiskusele ja madalate temperatuuride mõjudele. Tänu sellele esialgne muster uksel säilib uuena väga pika perioodi jooksul, rõõmustades teid oma viisaka välimusega. Mis puudutab paneelide katet, siis on see spetsiaalne emailkate, mida kohtame autode värvi puhul samuti. Need on just vastupidavad madalatele temperatuuridele, tuulte ja sademete suhtes. Ärgem unustagem, et varikatus võiks ukse kohal siiski olla. Selline lakkvärvi katte tagab samuti pika kasutusea ja esialgse välimuse säilimise. Seepärast hakkabki teie uks välja nägema esteetiline ja nagu uus. See käis siis MDF-paneelide kohta. Aga on veel üks selline tore variant. See on Torex Wood materjal. Torex Wood on merevineeri põhjal toodetud paneelid. Merevineer on väga vastupidav materjal niiskuse suhtes, kuna seda kasutatakse ka laevaehituses. Seepärast, kui paigaldame sellise paneeli ukse välisele ja sisemisele küljele, saame kõige pikema kasutusea. Selline uks säilitab oma välimuse võimalikult pikalt, rõõmustades teid oma disaini ja esteetilisusega. Ja veel, et tekiks arusaam, mille poolest erineb Snegiir Cottage Snegiir 60-st. Ma arvan, sellel ajal, kui te seda videot vaatate, olete täheldanud, et üks uks on klaasiga ja teine ilma. See ongi tegelikult nende põhiline erinevus. Snegiir Cottage ukse saab teha sellise klaasiga, kusjuures klaaside valik on erinevates mustrites.
kokku on 5 erinevat varianti, nii klassikalised kui ka kaasaegsed ja stiilsed. Seetõttu saate valida just sellise variandi, mis sobitub teie interjööriga kui ka maja fassaadiga. Sellise klaasi olemasolu laseb päikesevalguse teie majja, premeerides teid hubasuse, mugavuse ja soojusega.